kolime varsti sinna septembris. Tublid olete? Uue õppeaasta algus. Jah. Kui me saame loa? Peal on meie vanamaja. 18. sajandist. 19. Fantastiline. Tegelikult ei tea üldse seda, et iga sõna või tegu, mida me seal koolis teeme, kui palju see ühte või teist last tulevikus mõjutab. Et mõnikord on üks lause see, mis võib muuta inimese elu absoluutselt. Et mingil hetkel ta otsustab just sellepärast, et keegi uskus temasse. Keegi ütles talle, et sa saad sellega hakkama, ma usun sinusse ja selle inimese elu muutus kardinaalselt. Nii et ma arvan, et see on väga suur vastutus. Nii palju muutusi on, et see, et meil on inimeste heaolu tööandjatena kogu aeg laual, see on nagu must be, tegelikult sa ei saa seda mitte laual hoida. Ja aga ta on ka praktiliselt vajalik teema, aga see, et kuidas sa selle lõpuks lahendad, et kas sa annad palka juurde või maksad prillikompensatsiooni või tegeled sellega, kuidas ta oma tööülesannetest aru saab ja kuidas ta on toetatud nende tööülesannete täitmise juures. Ära siis ära unusta. Kui mina võidan, läheb kõik materjal videosse. Kui sina võidad, kõik on 1 minutiliseks. Ma ei karda. Aitäh sulle. Thanks. Wise üleüldiselt panustab hariduse toetamisse laiemalt ka, et haridusjuhtide praktikaprogramm on ainult üks nendest võimalikest projektidest, milles me kaasatud oleme. Mis sulle meie sellest 10 nädalast võib-olla kõige rohkem meelde on jäänud? Mulle kõige rohkem jäi meelde see kovisioon, mille sa ise välja pakkusid. Aga mida sa ise nüüd kaasa võtaksid sellest programmist? Mida sa kooli viid endaga? See töökultuur, mis Wise'is valitseb, et see on midagi sellist, mida iga juht ootaks, et tema ettevõttes ka on. Et see, kui inimesed ise pakuvad lahendusi, on sellised loomingulised ja orienteeritud just uute asjade väljamõtlemisele, väljapakkumisele, et ei oldaks nagu selles harjumuspärases kinni, et kogu aeg on nii olnud. Elada elusamat elu. Ma kasutan natuke rohkem sõna. Nüüd ma tean, et ma ei tea. Ma arvan, et kõik olid võrdselt huvitavad, sellepärast, et see meie projekt seisnes ju arengukavaga töötamisel ja strateegia väljatöötamisel või strateegia edasi rullimisel, nii et kõik olid võrdselt olulised ja tähtsad ja võib-olla metsandusest ma sain ikka väga palju rohkem teada just. Neid on ikka päris palju, aga nad on seotud ikkagi sellise suure nägemusega, ehk siis strateegiaga, strateegilise mõtlemisega, arengukavaga täpsemalt. Ma kavatsen neid samu asju, mis siin on. Ütleme nii, et me oleme mingil moel päris sarnased organisatsioonid ja seisame silmitsi sarnaste väljakutsetega. Uudishimu, segadus ja põnevus. Üks minu mõte, miks ma selle praktikaprogrammiga üldse liitusin, oli see, et ma olen küllaltki pika staažiga juht juba. Et ma ei jääks nagu oma nendesse mustritesse kinni, et ma just loodan sellist kõrvaltvaadet praegu siinsetele juhtimisprotsessidele ja juba praegu näen, et nii palju on selliseid asju, mida võiks üle võtta. Need 3 sõna läksid võib-olla sellised, et Eesti mets on heades kätes ja inspiratsiooni on saadud üksjagu ja 3. palju toredaid inimesi. Ma endaga võtan kaasa kindlasti selle, et kuna mul on ka praegu enda asutuses arengukava tegemine käsil,
siis võtan kaasa metsikult tähtsad eesmärgid, mis iganes nimega me neid ka nimetama ei hakka. Siis võtan kaasa selliseid IT-nippe ja mõtteid, mida võiks kas või siseveebi peale mõtlen päris tõsiselt. Ka asutuse struktuuri mõttes, et juhtida asutust läbi juhtide. Ma nägin, et see programm oli täpselt õige asi õigel ajal, kus osaleda ja arendada oma juhtimise kompetentsi. Meil on tõesti suurepärased mentorid olnud, aga et see ka, mida me siin tabasime, et ka asutuse siseselt on väga palju mentorlust või sedasama võimalust ühelt positsioonilt teisele liikuda ja just nimelt läbi selle otsese juhiga üks-ühele kohtumiste tulemusena, et kui mul selles tiimis või need tööülesanded kuidagi ei sobitu, siis mul on alati võimalus proovida midagi muud. Ja minu meelest see, mis mind veel kõnetas, on seesama töö varjutamine. Kui lihtsalt antakse edasi sõnumeid ja kui läbimõeldud. Aga hariduses mulle tundub, et on täna puudu inimesed, kes brändingu või PR-i või mainekujundusega teadlikult tegeleks. Mis läheb brändinguga on kindel visioon ja ka see tagline ja see oli väga selge siin SEBs on juhtida visiooniga. Ja, ma sain uue energiat ja et ma olen väga tänulik olla selles rollis, kus ma olen ja et mul on selline privileeg juhtida kooli. Kuidas võit välja näeb? See küsimus kõlas sageli meie mentoritelt, kui nad suunasid meid mõtlema, et miks me siia tulime ja millest päriselt areneda soovime. Esmapilgul tundus see veidi kummaline. Meil mõlemal on ju kogemust haridusvaldkonnas, kuid tegelikkus on pisut teistsugune. Mida rohkem kogemust, seda suurem on vajadus õppida, uueneda ja avardada oma vaatenurki. Kus see vesi tuleb ikka? Lõpuks sain kätte. Ja enne imet kohtasin siin vana tuttavat maestro Rein Rannapit. Aga milline see täna on Telia elamus? Väga hea. Seda on hea kuulda. Haridusjuhtide praktikaprogramm Telias on unikaalne võimalus astuda välja oma igapäevasest keskkonnast ja sukelduda ühte Eesti juhtivast ettevõttesse, mis on tunnustatud kui parim praktikakoht 2024, parim tööandja ja nii edasi. Tundub eesti keel tulevat, aga ma üldse mitte midagi aru ei saa. Et on nii palju lühendeid, 3 tähendid. Just ja kõik need ingliskeelsed terminid. Meie 10 nädalat Telias oli intensiivne teekond. 100 kohtumised juhtide, tiimidega, osalemine koosolekutel, koolitustel, konverentsidel ja strateegilistel aruteludel. Tõeline juhtimise laboratoorium. See kõik andis meile uusi tööriistu ja perspektiive, mida koolijuhtimisse hariduses saame kindlasti igaüks omal moel üle kanda. Me kogesime, kui oluline on astuda oma harjumuspärasest keskkonnast välja. Lihtsalt koolist kõrvale, et saada uusi teadmisi ja teistsuguseid vaatenurki. Marke, kuule, ma vaatasin eile Kevade filmi ja ma jäin mõtlema. See on täpselt nagu teie praktikareis Tallinkis, on ju? Kuule, mulle tundub täpselt samamoodi. Väärtustega on ju see tore asi, et ma ei tulnud ju tegelikult Tallinkisse otsima nii-öelda seda väärtuspõhist juhtimist. Kohe tuleb meelde nagu see lause, et kui meil midagi on halvasti, siis me läheneme sellele läbi väärtuste. Et järelikult need põhiväärtused peavad nii paigas olema ja kõigi omad, et me saame mis iganes organisatsioonis toimuvale asjale minna nagu selle väärtuste külje alt ligi. Et mida sa ise teed ja kuidas sa ise oma tegevust näitad, siis tegelikult sarnaselt teeb sinu meeskond ka. Aga jälle see teadmine, kui oluline on minul juhina koolis anda inimestele sellist tagasisidet, et nemad läheks lendama. See äraolemine, see andis jälle selle poweri, et ma tahangi teha seda. Siit on mida kaasa võtta ja mida parandada. Mul üks tütar kuskil poole peal ütles, et emme, sa oled sellise enesekindluse boosti saanud. Kas sina teadsid, et siin samas Tartu kesklinnas minu selja taha jäävas taskuhoones tegutseb Eesti 10. ükssarvik?
Nende nimi on Clia. Clia on asunud maailmas muutma seda, kuidas ettevõtted suhtlevad oma klientidega. Mina olen Põlva gümnaasiumi koolijuht Raul ning lähen haridusjuhtide praktikaprogrammi raames järgmise 10 nädala jooksul uurima, mida nad seal täpsemalt teevad. Kuidas veedetud 10 nädala jooksul oli meil suurepärane võimalus jälgida, kuidas moodi tagatakse see, et ettevõtte omanike seatud eesmärgid, visioonid, missioonid ning samamoodi ettevõtte põhiväärtused viiakse iga üksiku Clia töötajani. Mulle väga meeldis see, kuidas igal Clia töötajal on võimalus oma juhiga üks-ühele kohtuda ja läbi selle aru saada paremini, mida juht mõtleb ning mida ta oma töötajalt ootab. See on kindlasti üks asi, mille ma proovin sisse viia ka enda koolis, kas just sellisel kujul, aga mingisugusel sarnasel moel. Tänapäeval ei tee naised kontoris ainult kohvi. Nad juhivad pankasid. Teevad investeerimisotsuseid. Kujundavad tulevikku. Jah, vahel ka kohvi. Siin me oleme 2 vägevat naisjuhti Eesti parimas pangas. Lihvimas oma juhtimisoskusi. Praktika LHV-s oli meie jaoks juhtimiskooli järgmine peatükk. Selle 10 nädala jooksul saime kogemusi, mis muutsid meie arusaama juhtimisest, organisatsiooni kultuurist ja õppimisest. LHV on piraadilaev, kus otsitakse neid, kellel pole kätt ega jalga, aga kellel on tahe. Ja kellel on piisavalt julgust küsida, mis siis, kui teeks hoopis nii. LHV-s töötamine on justkui rock'n'roll. Ainult rohkem Excelit ja vähem kitarre. Aga sama palju karismat. LHV sündis 1999. aastal. Õnneks ei pidanud ootama 104 aastat. Et jõuaksime ka meie 2 naisharidusjuhti siia panka juhtimispraktikale. See ütleb nii mõndagi. Maailm muutub kiiresti. Ja juhtimine koos sellega. Ole valmis õppima sealt, kus seda kõige vähem ootad ja juhtima seal, kus sind kõige rohkem vajatakse. Nüüd läks puutatuks sina. See juhtimispraktika kulub küll ära. Tere, kas ma olen õiges kohas? Tule edasi, tere tulemast. Sa oled nüüd meie oma, aga enne pead läbima ühe testi. Testi? Ma tulin siia juhtimispraktikale. Ja, aga kõigepealt ma annan sulle tulevikuks turvavarustuse. Ma olen jõudnud paradiisi. Avastasid meie väärtuspakkumise, jah?